kuidas elada oma elu kui karjääri ja juhtida seda kui oma elu ettevõtlust. See küsimus on meil täna endiselt laual. Aga meiega on täna stuudios 2 suurepärase koolijuhti, Sõmeru ja Vändra. Tutvustage meile ennast. Ja, tere kõigile. Minu nimi on Virge Ong ja olen Sõmeru põhikooli juht. Tere, mina olen Marget ja mina olen Vändra gümnaasiumikooli juht. Te olete siin täna ühel teatud põhjusel. Ja me oleme täna kutsunud teid eeskujuks teistele koolidele. Te olete teinud midagi, mida võib-olla kõik koolid Eestis ei ole teinud. Meid on päris palju, meid on ju üle 500 kooli ja üks osa koole on otsustanud liituda ettevõtliku kooliga. Ja võib-olla see ei olnud eile, mõned aastad tagasi juba, et on teil meeles see aeg, et mis viis selleni, et te otsustasite sellise lükka teha? Kes tahab enne rääkida? No ma pean ikkagi selle korra ära ütlema, mida ma olen korra juba öelnud ettevõtliku kooli esinedes Tartu koolijuhtidele, et tegelikkuseks oli minu jaoks saabunud selline laoseis, kui sa oled juba nii kaua koolijuht olnud, et koolijuhil hakkas igav. Et kõik on nagu tehtud, kooliasjad koolis toimivad, aga et kuidas edasi, et kuidas veel paremini. Et paigal seis ei olnud teema. Ei olnud teema. Ja rajasõltlane ma ei ole, et ma kogu aeg otsin uusi väljakutseid. Ja siis, miks ma sellest ettevõtlikust koolist ju ei teadnud? Teadsin küll. Ma olin sellega vähemalt 3 aastat tuttav olnud juba. Aga 2019 tuli ta nagu uuesti teema lauale ja tõusis rohkem fookusesse meie jaoks just tänu HITSA digikiirendi koolitusele. Läbi mille ma tegelikult õppisin oma kollektiivi ja selle kollektiivi potentsiaali veel paremini tundma. Ja siis käis see klõks ja mõtlesin, nii, nüüd see tuleb. Kuidas see nagu läbiarutamine kooliperega sai tehtud? Eks ta suures osas oli tegelikult kõigepealt minupoolne sisend kolleegidele, sest väga palju ettekujutust ei omatud, mis asi see ettevõtlik kool on. Ja siis ongi see, et sa räägid ja siis oli meil 3 koolitust ja siis oli meil arutelu, et kas me liitume ja kuidas me teeme. Ja selles mõttes, et kollektiiv oli ikkagi valdavalt seda meelt, et meie oleme nüüd piisavalt ettevõtlikud küll, et me võime ennast ametlikult ka ettevõtlikeks kuulutada. Ja meil on selline tore laoseis, et meil on ettevõtlikud kõik koristajast, kokast kuni koolijuhini välja, et üks meeskond toimetab. Et see muutuste juhtimine ei läinudki nii valuliselt võib-olla kui arvasite? Ta võttis aega. Ta võib-olla võtab tänase päevani aega, sest see on üks selline tore pidev kulgemine. Ja kogu aeg nagu arvutimängus, et next level sa lähed kogu aeg. Just. Aga kuidas Vändras teie lugu oli? Jah, meil oli nüüd vastupidiselt, et koolijuht oli sellel hetkel algaja ja roheline ja mitte ei otsinud just uut väljakutset, vaid nii nagu algajad juhid ikka tahavad teha asju omamoodi. Ja koolijuhina ma siis endale selgeks tehes, mida siis üks kool või mis üks kool siis olla võiks ja endast mõelda võiks. Jõudsin ma ju selleni, et iga kool peab ise ennast hindama, oma tegevust hindama, vaatama läbi prisma, et milline see kool siis on. Ja mulle tundus, et sellel hetkel kasutusel olevat enesehindamise ja sisehindamise tööriistad olid kuidagi minu jaoks, no võib-olla ka natuke igavad, aga ma tahtsin kuidagi mingisugust teist vaadet. Ja siis mulle täiesti juhuslikult juhtus ka see ettevõtliku kooli standard kätte ja kui ma sain aru, et selle standardi alusel saab hinnata kooli ikkagi läbi selle prisma, et kui ettevõtlik siis õpilane on,
kas ta on eluks valmis, kui ta selle kooli lõpetab või kui hästi ta selleks valmis on. Siis ma sain aru, et ma sooviksin küll oma koolis just ennast ja oma koolitegevust hinnata läbi selle prisma. Kui suured koolipered teil on, et ma mõtlen just kollektiivi mõttes, kes on nagu sellesse kollektiiv on, sõltub aastast, ütleme niimoodi kuskil 35–40 inimest. Ja teil on? Meie oleme natuke suuremad, et meil on töötajaid kokku 70 alla, õpilasi 320 ja sinna kanti. Aga meie oleme gümnaasium. Meil on õpilasi 217. Et ma just mõtlen seda, et vist suur eesmärk on ka see, et nagu sa ütlesid, et me lähme ühise meeskonnana, et ka 40 inimest saada ühte paati. Sellepärast, et meil on erinevad mustrid, erineva elukogemus ja see, kuidas me oleme siiani tegutsenud ja teinud, et kuskilt nagu startida koos, see vist päris lihtne ei ole. Et ta paberi peal tundub lihtne, kui see, et mis inimeste sees tegelikult toimub. Kogu see muutuste juhtimine. Just, ega nii ongi, et ega kõik korraga paati ei tule, mõni jääb kaldale lehvitama ka. Aga oluline, nii nagu muudatuste juhtimises ju on, et minnakse edasi selle seltskonnaga ja selle meeskonnaga, kes teeb selle asja enda omaks ja küll siis teised ka lõpuks näevad ja ega siis kedagi ju vägisi kaasa vedada ei ole võimalik ja koolis juurduvad nii nagu kõikides organisatsioonides ikkagi need muudatused, mis inimesi kõnetavad. Nii et sellega tuleb vaeva näha ja see võtab aega. Virge väga hästi ütles, et see võtab aega. See on mõttemustrite muutmine ja tegelikult kui selles kollektiivis on olemas mingisugune kriitiline kogus inimesi, kes nagu selle muudatuse omaks võtavad, siis ja ütleme teekonnale asuvad, siis teised ei taha maha jääda. Et võtab see aega, inimesed temperamendid ja iseloomud ja omadused on erinevad, aga võtab aega palju võtab, et tänaseks päevaks võin ma öelda, et see ettevõtlik kool on tegelikult meie kooli elustiil. Ja millal see tundmine tuli? Oi. et te olete sinnamaani jõudnud. Te alustasite 3 aastat tagasi. 2019 alustasime ütleme, teekonnale minek ei olnud väga kerge. Et selles mõttes just see, et selle nagu vaikne tilgutamine ja just see, et inimestel tekiks arusaam, mis asi see ettevõtlik kool on ja et selles suures osas, selles fookuses on ikkagi ettevõtlik tund ja õpetaja tööriist tulem, et need on olulised asjad. Et ütleme nii, et me oleme nagu ettevõtlikkusega saanud juba mitu sammu edasi, see tõdemus tuli võib-olla alles käesoleva aasta kuskil talvel vastu kevadet, et kui vaatad natukene oma kooli teise pilguga kõrvalt ja ütleme, et ka kuna ma olen ka ettevõtliku kooli koolitaja, siis ma jõudsin ka sinnamaani, et nüüd on see päev, kus on vaja teha oma koolile meeskonnale uuesti restartkoolitus. Tegime ära, lähme jälle edasi. Mõtlen seda, et kui palju ja kas on juba see aeg käes, et lapsevanemad ütlevad, et kuulge, majas on midagi muutunud? No see on vist nii ja naa, et kui ma Virge juttu kõrvalt kuulen, teie alustasite 2019, meie alustasime tegelikult varem. Aga mina võin praegu küll öelda, et selliseid toredaid hetki, kui sa näed ja tunned, et inimesed on võtnud teatud mõtteviisi omaks, kasutavad teatud tööriistu, mida siis see programmi võimaldab. Et ega see siis nii ei jää, et see käib ikka nii üles-alla, nii nagu elus, et oluline on see, et seda järjepidevust suudaks meie juhtidena hoida ja seda meeskonnaga vedada. Et seda mugavustsooni on nagu kerge tagasi. Sest ja inimesed vahetuvad, tulevad uued, et seda pidevat vaikset kätt pulsil hoidmist on tegelikult kogu aeg vaja.
ega see kohale vist ei teagi ju, kus see finiš on, et mina arvan, et me ei ole küll veel kohale jõudnud, et me alles kulgeme siit. Ma ei tahagi kohale jõuda. Jah, siis hakkab kogu jälle aeg teekonnal olla, eks ole, et siis on endal huvitav juhina ja ma tegelikult siin ütlengi, et koolijuhi roll siin on ülioluline. Et just õpetaja, koordinaator võib olla sinu koostööpartner, aga koolijuht on see, keda järgitakse ettevõtliku kooli puhul. Kui sinul on veendumus ja usk sellesse, siis see kandub edasi. Ja. Kui minul on see visioon, kuidas asjad võiksid olla ja kuhu me teel oleme, siis see toimib. Toetan, Mirget. Täpselt nii ongi. Nii, te olete seal teekonnal, teil on inimesed, kes on paadis, kes lehvitavad, kes tulevad paati ühel hetkel, sellepärast nii nagu see oli hea märkus, sest inimesed ka oma karjääris tulevad ja lähevad, et võib-olla, kuigi õpetajad on päris püsiv seltskond, aga mis kasu olete te sellest saanud, et te nüüd sellel teekonnal olete olnud, kes kui pikalt siis? Mina võin öelda küll, et juba see on selline koolisisene kasu, et see on mingisuguste hoiakute ja mõtteviisi muutumine, et kui mul tekkis, vahepeal oli selline tunne võib-olla, et äkki ma ajan nagu üksi oma asja. Aga kui hakatakse minu käest küsima, et kuule, me oleme hõbetaseme kool, et kuidas nüüd edasi, et varsti saab 3 aastat täis ja kas me ikka mahume sinna hõbetasemesse uuesti, et siis sa saad tegelikult juhina tagasi selle, millesse sa oled panustanud, et see asjad on läinud õigesse kohta. Ja siis tekib endal ka uuesti motivatsioon jälle ettevõtliku kooliga edasi minna. Mis siis veel on? See on selline, ikka väga uhke on seda hõbetaset omada, et meil on märk väljas ja me võime kogu aeg seda afišeerida ja samas see on ju suur väärtus tegelikult. Kas te kogete ka õpetajate poolt töörõõmu suuremat? Jaa, sest kuidas seda nüüd mõõta, eks ole, et seda töörõõmu. Küll aga ma olen märganud seda, kui oluline on see, et õpetaja näeb, et juht märkab. Märkamine on oluline meile kõigile, sest me tegelikult elame märkamise defitsiivis. Ja me rääkisime ka siin, et tegelikult õpetaja on ju nii tagasihoidlik inimene, et kui sa palud, et sa teed ju ettevõtliku tunni, et ole hea, et räägi mulle või teeme mõne pildi ja näitame teistele ka. Et siis ega ta ei julge tulla ütlema, et see vajab ka harjutamist. Ja siis ma käin ikka mööda maja märkamas niimoodi, et mis nad teevad ja et mis nüüd jälle tundides põnevat toimub ja meil on õnneks klaasidega uksed, et siis paistab sealt kõik välja. Suurepärane eeskuju. Ma võib-olla lisaks siia, et mis minule väga selle ettevõtliku kooli programmi ja kogu selle tööriistakasti, mis selle programmiga kaasa tuleb, juures tundub selline väärtus olevat, ongi see, et kui õpetaja oskab oma tööd mõtestada läbi selle, et see, mis ta tunnis teeb, ei ole ainult ainealaste teadmiste edastamine, vaid on ikkagi selle õpilase arendamine, suunamine ettevõtlikumaks läbi oma tegevuste, läbi oma õppimise, läbi oma koolivälise tegevuse, et just seesama õpetaja enda töö mõtestatus. Sest ettevõtliku kooli tööriist tulem seda eeldabki, et õpetaja mõtlebki väga sügavalt läbi selle, mis on see, mida tema õpilasele edasi annab. No, ütleme maakeeles, et õpetaja läbi tulemi tööriista ei mõtle seda, kuidas tema saab seda teemat õpilasele õpetada, vaid ta mõtestab lahti, kuidas õpilane saab seda õppida. Et me ikkagi liigume
vahel väikeste sammudega, vahel suuremate sammudega selle õppija keskse õppimise poole, et kuidas see õppija ometi saab sinna keskmesse ja ma arvan, et see käib samamoodi tõusude ja mõõnadega, et ühel hetkel õnnestus ja õppija oli keskmes ja teisel hetkel olen ma seal ees ja ma õpetan teid. Ja siis ma olen jälle tagasi, et ja ma arvan, et me käime seda rada, aga ma pean teadma, milline siis on siis see õppija keskne. Vot nüüd ma ütlen sulle selle töörõõmu koha, mul tuli praegu meelde, et kõige suurem töörõõm on siis õpetajal, kui ta näeb õppides õnnelikku õpilast. Et see silm särab. Et mul on selline ere näide, kui ma kõndisin mööda koridori ja vaatan, et vahetund, klassi uks lahti, no nii oksi täis, kõik risu täis, et mis siin toimub, et mis te teete siin? Ja siis tulevad lapsed, et direktor, tule vaata, me teeme siit seda ja me teeme okstest maja ja pukusid ja ma mõtlesin, aitäh õpetajad, et kõik on näinud nagu suurepäraselt. Ja, ma arvan, et see laste koolirõõm on see, milles me mõõdame ka õpetaja ja koolijuhi koolirõõmu. Kui me suudame, et kui me lapse käest küsime, et kas sulle meeldib koolis, et kui tihti me saame siis vastuse, jah, ma ootan järgmist päeva. Et kui me nagu jõuame vist sinna, et laps ütleb, ma ootan järgmist päeva, et see on see koht siis, see lagi, kuhu jõuda. Meie koolirõõmu tõi tagasi või näitas ära distantsõppe tegelikult. Et kui distantsõppe ajal tekkis võimalus kutsuda kooli õpilasi, kellel võib-olla ei läinud kodus õppimineni, ühe kaupa, siis kui palju meil oli õpilasi, kes pettunult ütlesid, aga miks mind kooli ei kutsuta? Ma tahan ka tulla. Ehk nad kõik olid valmis ikkagi, nad tahtsid kooli tulla, keegi väga ei tahtnud kodus istuda ja oma ette õppida. Et see on suur asi. Aga öelge võib-olla meil kuulavad teised koolijuhid täna ja nad ei ole veel seda otsust teinud, mis iganel põhjustel. Eesti on pisikene, me räägime üksteisele ja võib-olla on liikvel ka selline kuuldus, et seal tuleb teha topelttöö selle sisehindamise mõistes. Kas aitaksite ja selle koha pealt, et kas siis tuleb teha topelttööd ja teha tuleb mitu sisehindamist või piisab sellest, mida ettevõtlik kool pakub? Andke andeks, ma ei saa küsimusest aru. Kohe nii hull on asi. Kohe nii hullusti, jah. Et selles mõttes, et siis see probleem istub selle koolijuhi kahe kõrva vahel kinni lihtsalt, et tuleks natukene mõelda kastist välja. Et tegelikult see on suurepärane sisehindamise, enesehindamise vorm. Ja eriti mulle meeldib nüüd see, kui ta elektrooniliseks läks veel edupeegel. Ja ei, topelttööd kindlasti ei tule teha, enne tuleb lihtsalt teha üks mõttetöö ära, see protsess juhtimise vaatest läbi mängida, sisendit kenasti meeskonna vahel ära jagada ja hindad sa ikka täpselt neid samu valdkondi, mis on koolidele ette nähtud hindamiseks ja lihtsalt sul on kaasaegsem vaade, sul on mugavam tööriist, kui see käib sinu maailmavaatega ja sinu arusaamaga koolijuhina enda koolist kokku, no siis me kindlasti ei räägi topelttööst, me räägime pigem võib-olla sihitust ja sellisest parema struktuuriga sisehindamisest. Suurepärane, ma arvan, et siis see on lõplikult kummutatud, et me ei räägi lihtsalt, et see ei ole lisatöö, vaid see on parem ja läbimõeldum ja väga mugav. Ja ta annab kooli tegevusest minu arust hoopis põhjalikuma ülevaate kui tavaline sisehindamine. Ega sisehindamine ei ole ju reglementeeritud, meil on lihtsalt öeldud, mis rütmiga me peame seda tegema. Järelikult võib tööriistana kasutada ükskõik millist töövahendit. Kas te tunnete ka mingit sellist võrgustiku tuge, tunnet ka teiste ettevõtliku koolide poolt? Absoluutselt. Mina küll ütlen, et kui ka täna olles natukene koolitaja rollis ja teisi koole ettevõtlikule teele kutsudes või siis seda tutvustades, et
lihtne on, muidu koolid ja haridusasutused üldjuhul ongi ettevõtlikud organisatsioonid, ei saagi mõelda teisiti. Aga kui sa ikkagi istud ühise laua taha koolijuhiga või õpetajatega, kes juba natukene teavad, kes juba natukene võib-olla oma mõtteviisilt ja olemuselt on sellised, kes on selle väärtuse ära jaganud, siis on lihtsam ja muidugi see võrgustik meie jaoks, kes me seal võrgustikku kuulume, on ju tegelikult suurepärane ideede, kogemuste, mille jagamise koht, et sealt saad uusi ideid, kinnitusi oma kõhklustele, juhid saavad omavahel suhelda, me jagamegi kogemust. Mulle meeldib käia koolitamas, sellepärast, et ma saan ise nii palju nendelt koolidelt tagasi. Ja meil on küll ühtne haridussüsteem, aga ma ütleks, et selles süsteemis on kõik koolid omanäolised, mingil määral erinevad. Ja nii tore on käia teisi õpetamas ja samas ka ise õppimas, et vaatamas, kuidas nendel asjad käivad. Ühesõnaga, et kui me vaatame meie oma kooli toimimist, siis Eesti kooli toimimist läbi aja, et me teame, et kust me ajalooliselt tuleme, millised olid meie põhimõtted ja me teadsime, et ühel hetkel tuleb teha muudatusi ja muudatused olid paberitel tehtud. Aga selleks, et see muudatus jõuaks päris sinna lõpptarbijani, siis see tähendab seda, et meil on vaja tööriistu ja abimehi, et sinna muudatusteni jõuda ja me võime julgelt väita, et ettevõtlik kool on üks suurepärane tööriist, et me nende muudatusteni jõuame, kuhu me tahame jõuda, ehk siis õppijakeskse õppimise juurde. Ma võin seda täitsa kindlalt väita ja olen võib-olla väikese sellise võrdluse enda jaoks toonud. Mulle tundub, et ettevõtlik kool on Eesti Nokia. Eesti hariduse Nokia. Ma loodan, et ettevõtliku kooli loojatel ja edasiviijatel kõrvad liiguvad praegu, et see on asi, millega tasub jätkata ja et see on hea, mida siis promoda ja ometi, mille taga see on, et Eesti koolid võiksid seda kõik teha. Iga muudatus võtab aega. Ja turul pakutakse ka erinevaid, et ei ole see ainukene programm, et igaüks peab leidma selle oma, et tegelikult me ei ütle ju, me kindlasti ei taha öelda seda, et kool, kes ei ole täna võrgustiku liige ja võib-olla ei ole veel kokku puutunud, et temaga oleks midagi nüüd halvasti. Et tegelikult ühiskond ja tööturg ja kõik järgmised haridustasemed ju annavad väga selgelt mõista, mida nad ootavad ühelt lasteaialt, põhikoolilt, gümnaasiumilt. Tegelikult see surve tuleb ju nagunii koolideni, juba ühiskonnast endast. Ja kui me saame ikka aru, et me ikka vales suunda läheme, no siis tuleb abi otsida. Et ettevõtlik kool on üks väga hea võimalus ja kindlasti üks võib-olla parimatest, et ma nõustun Virgega, et see on üks kompaktne süsteem ja minule endale väga meeldib siin juures veel see, et teda on arendatud Tallinna Ülikooli koostöös. See teaduspõhisus, mis programmile juurde anti, annab talle ainult lisaväärtust, et see on üks kindel asi, mida endale sihiks võtta või proovidagi vähemalt, et ma ei näe küll põhjust, miks üks kool ei võiks endale seda asja korra ette võtta ja vaadata. Ja selle toel teha siis teatud muudatused, mida on vaja seal majas teha. Just. Sest muudatusi tegema peab nii et nii. Ja. Sest maailm muutub. Niisama tiksumine ei kõlba küll kuskile. Just nii. Aga ma tänan teid, Virge ja Marget. Suur tänu, et te tulite ja oma eeskuju ja mõtteid jagamast. Kui nüüd ma palun teil lõpetuseks veel mõlemal
kui me teame, et kui on midagi minu sees ja midagi minu sees põleb, mida ma tahan öelda, sellepärast et me loodame, et mitmed Eesti koolijuhid ja ka õpetajad, sellepärast et te küll mõlemad ütlesite, sina ütlesid, et ei alanud koolijuhist ja sinul algas koolijuhist, nii et sa ei pea minema seda teed mööda, et see algab koolijuhist. Võib-olla tuleb see säde kuskilt mujalt sisse, et kuulge, ma kuulsin, et proovime, et läheme koos ja proovime seda, katsetame. Et ma annan teile veel mõlemale sõna ja see, mis südamel on, tulgu sealt välja siis. Et võib-olla siis koolijuhtidele, kes ei kuulu veel ettevõtliku kooli võrgustikku, et kui see õpetaja tuleb sinu käest küsima, et miks me ei ole või miks me seda ei tee, siis see on sinu väljakutse. Asuge teele. Jah, ja ettevõtlikul koolil on ka oma moto, mis siia väga hästi sobib, tahan, suudan, teen. Ega koolijuht peab täpselt seda sama endale kinnitama iga hetk, et tahan, suudan, teen ja eks see kõik algab koolijuhist ja mina usun küll, et seda proovida tasub kindlasti. Sest on oht, et hakkab meeldima. Just. Ja mitte ainult endale, vaid eelkõige me ju teeme seda ikkagi sellepärast, et meie lapsed oleksid ettevõtlikumad ja et nad saaksid elus paremini hakkama. Ja ma loodan ka seda, et kuulates teid ja ka edulugusid teades, et ka õpetaja töö, mis on tihti aastate pikkune, muutub põnevamaks, nii nagu neid oksi seal klassiruumis nähes, me ei vaata neid pildilt, vaid ühel hetkel on nad meie käes, meie toas, et ka nende töö muutub nii palju mitmekesisemaks ja see hoiab ka meid tervematena, tugevamatena ja paremate õpetajatena. Jah, tuleb julgeda olla ettevõtlik. Just nii. Aitäh teile, jõudu teile ja kuulsite. Ma loodan, et kuulsite. Ja kõike head teile. Aitäh teile.